Tere kuulama muusikanõunike podcasti. Siin Delfi meediamaja Akendeta stuudios on kriitikud Merit Maarits ja Siim Nestor. Otse loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Iseenesest see, et me siin Akendeta stuudios oleme, arvestades sellega, milline ilm on õues, siis on vist täitsa okei siin olla. Ja Valleril on see stuudio niikuinii lemmikstuudio. Ja meie toetajad muidugi, need kõige tublimad selle saate osalised. Ehk siis Muusikalinn Tallinn, Converse Eesti ja Tepsli, aitäh õlga alla panemast. Siim, muusikamaailmas on uudiseid, millest koju kirjutada. Ehk siis meie kuulajatele rääkida. Ma näen, et on ilmunud, aga me ei ole ise kuulanud, et Kanye West on uue plaadi välja andnud. Ossu. Naljakas. Tegelikult on ta ilmus siin ju vahepeal veel. Oota, aga selles aga nüüd ilmus tõesti uus album ja naljakas, et ma natuke nagu kardan seda kuulama hakata. Tundub hirmu. Kui seal on ikkagi need kuulsad lood peal, mis tal singlid oli, siis see tõenäoliselt ka ei levi. Ei ole või? Sa oled kuulanud juba? Vist isegi mitu korda. Ja kuidas on? Ma olin väga meeldivalt üllatunud, et fookus on seal kuidagi muusikale läinud ära selle tema maailmavaate või sellise agressiooni vastu, mis on igale poole suunatud. Et natuke tahaksigi öelda, et võib-olla vana Kanjet on seal tuntavalt juures ja natuke sellise eri tema muusikalise perioodi nagu detaile korjab ka sealt üles. Seal oli bändiga ka vist midagi, eks ju? Seda ma ei tea. Kusagil ma nägin mingit jupikest, kus oli nagu bändiga vastu et Kanja teeb midagi huvitavat. Ja ta ju nüüd hiljaaegu vabandas inimeste ees, kelle eest ta tundis, et ta peab vabandama, ta ütles, et ta ei ole ikkagi nats ja ta ei ole ikkagi antisemiit. Ütles ka vist, et tuleb hea meelega Iisraeli tasuta esinema või midagi sellist ja ma ei mäleta, kelle kõigi eest ta veel on vabandanud. Ikkagi kuidagi hirmus tunnub. Eks ma panen selle äkki juba täna õhtul peale ja vaatame, mis see on igal pool olemas ühesõnaga, eks? Ja, on lahe. Või ma ei tea, kas on lahe. Mina olen teda alati põlanud, aga kuna ta nüüd on, temast on saanud mingisugune huvitav inimene. Huvitav inimene. Järgmise kategooria hull, eks, et siis ma suhtun natuke kuidagi. Seal ei ole seda hullust üldse tunda. No vaata, kui tore, see on ju eriti põnev, kui keegi, kes on nagu pähke hullu, nagu ütlevad soomlased, on üks hetk ja järgmine hetk on tõesti normaalne. See oleks küll kihvt. Seal on ikkagi mõeldud selle peale, kuidas muusikat, kuidas ta oma seda loomingut edasi saaks viia ja seal on mõned päris huvitavad ja toredad lahendused ka selles vallas. Ja eelmine nädal mulle ütlemata, et see Fazoliini plaat on hea, mis siin Eestis on ilmunud. Soovitan minna selle kontserdile, mis nüüd esituskontserdile. Okei. Saate lõpp. Ma juba lippasin juba saate lõppu. Teeme täna kiire. Nii. Ja siis reedel, me salvestame praegu kolmapäeval, aga reedel ilmub ka Pizza uus album, mis on täitsa tore. Või nad nimetavad seda toppelt EP-ks. No see sama vana bänd. Ja Reket. Vana bänd. Kohver, Boy Pepperoni. Mõtle, kui sa tahad otsida neid sealt Google'is, sa pead panema täiesti tavaliste asjade nimed Google'isse. Pizza, Kohver, Reket. Võiks veel olla ka võileib ja juust. Ja mida tegelikult, mille üle me ei ole siin hõisanud siin saates, tuli mulle meelde. MF The Cure tuleb Tallinnasse esinema. Ma olen äge ju. Sa ei tule või?
Kas ei tule sinna kontsertile? Kindlasti mitte. Ma lähen kindlasti, ma lõpuks vaatan. Miks sa seal paganama, siis kui me viimati seal, siis oli see lõpuks oli niimoodi, ikka see Cure mäng, ikka veel. Primavera festivalil. Püha taevas, sest et see oli seal pealaval ja nad esinesid 3 tundi. Me jõudsime, ma ei tea, mis asju vahepeal näha, mida süüa ja juua ja kellega tutvuda ja kellega tülli minna. Ja ikka see Cure mängib, siis lõpuks me oleme juba kus istuva väsinud ja ikka see Cure mängib. Püha taeva. Käisin neid Riias vist vaatamas paar aastat tagasi äkki. See ei ole kindel või? Ei, ma ei ole kindel, mitu aastat tagasi see oli. Okay. Ma ei ole. No seal festivalil oligi ebamugav. Nüüd mõtlesingi, et nüüd 3 tunnist ühe artisti laivi vaadata, kui sul samal ajal esinevad veel 10 ansamblit, keda sa näed, aga nüüd saab minna rahulikult. See ei olnud lauluväljakul, vabandust, see Unibet Arena kvartal. See on ka üks, mis asi see mis see tähendab? Kvartal. Ehk seal taga parkimisplatsil väga hea. Võta tool kaasa ja istu rahulikult. Võtan tooli kaasa ja istun rahulikult ja vaatan. No ei, selles mõttes see muidugi tore, et tuleb, et ega mina lihtsalt ei ole fänn. Mulle nagu alguses meeldis Cure ja siis hakkas ta minema sinna, kus ma sain aru, et nagu on ka juhtus Hüsker Tüüga ja nii mõnegi teise artistiga. Ja siis olen avastanud, et artistid, kes tol ajal tundusid maailma kõige nõvedamad asjad, praegu saad aru, kui head nad on. Et mina õiskaks näiteks, kui tuleks China Crisis näiteks esinema, siis ma oleksin nagu wow. Nirvana ei saa enam esineda. Aga kui saaks? No Nirvanaga teeme nüüd jutuga lõpu ja lähme meie. Aga Merit, sa oled lisaks Kanye Westile veel midagi kuulanud? Ma kuulasin ühel päeval järjest siis selliseid endale mis tundusid endale olulised ära kuulata. Robini albumit kuulasin. Täna kuulame ka ära veel rääkima hakka. Okay. Seda Fuckers, kas nad olid äkki New Yorgist? Nemad on New Yorgist Jeff Zuckers, jah. FC. Niimoodi hääletakse? Ma ei tea, why not? Ja siis kuulasin Avalon Emersoni seda, võib siis öelda vist, et indie albumit. Vist on hea või? Mulle meeldis selle juures see, et ta kuidagi põnevalt seab ära oma selle klubi tausta, siis seal mõned lood on tõesti, et see nagu tegelikult et see nagu liigub natuke veits sinna klubi ruumi hoopis rohkem kui sinna indie valdkonda, et see mulle istus, et väga nagu sirgelt ei olnud seda indit seal, mis ta nende mõnede singlitega nagu tegi. Et võib-olla nendest albumitest kõige huvitavam mu jaoks, et sealt ikkagi sain playlisti paar lugu. See Robini album liiga võib-olla raadiolugusid täis, sellised, mis siis populaarses raadios võiksid päevasel ajal kõlada, aga mõned olid ka sellised, mulle need fillerid võib-olla meeldis kõige rohkem, et mis olid veidi ebastanud tartsema lahendusega. Ma just ütlesin, et ta räägis sellest. Jah, sorry. Ma ei saanud pidama. Rääkima võib-olla kuni filleriteni välja. Ma ei saanud ennast pidama, sorry. Mis seal ümbrisel on? Ta ise? Okei, jälle tegin. Mul on hea meel tervitada meie külalist Anna-Liisa Uusmaa, tervist. Tere. Ja palju õnne. Mille puhul? Ma ei tea, et bänd on jälle koos. Asi, mida on ammu oodatud. Jah, tõesti. Üllataval kombel äkki natuke isegi teie jaoks. Üllataval kombel. No ei, ma räägin natukene võib-olla isegi teie jaoks, et inimesed, ma kujutan ette, et teil on ajudele käidud selle, et millal huud näha saab jutuga ikkagi aastaid juba. On küll aastaid, jah. Aga ma ei ütleks isegi, et ajudele, et tõesti iga päev keegi koputatakse teie südametunnistusele. Südametunnistusele koputatakse. Aga see on ikka hästi suur kompliment pigem olnud, et seda jaksu koputada on olnud nii mitu aastat. Minu need südameluugid olid küll väga kindlalt kinni. aga no võt, kõik on läbirääkimiste küsimus. Mul tuleb meelde, et me isegi siin ruumis teame mõnda, siin on päris mitu vist, kes on selle ukse peal koputamas käinud, küll mitte sinu südametunnistus, aga ühe teie bändiliikme südametunnistusele.
et mis see, noh, sest et varasemalt ikkagi väga ei kaalunud seda, aga nüüd siiski lõpuks otsustasite, jumal tänatud, aga kas see oli mingi eriline põhjus selleks või lihtsalt nagu, et kaua võib, et võtame selle trumbi neilt ära, et nad ei käiks kraapimas meie ukse taga? Jah, siin on see tagatuba on kirevam kui ainult üks põhjus, aga jah, esiteks siis tõesti 8. mail juhtub selline asi, et Who tuleb üle 10 aasta kokku suureks laiviks ja pisut ärevaks, ma ei tea, pigem positiivses mõttes, aga teatav vastutus on ju ka sellega, et esimese päevaga müüdi juba peaaegu mitu tuhat piletit ja tänaseks on see kontsert välja müüdud. No näed siis, ja mõtle, ja kas sa tead mõnda Eesti artisti veel, kelle puhul sarnane asi kehtiks, kes võiks kokku... Ma ei julgeks öelda, et hetkel on see ju tegelikult ikkagi mingisugune trendi laine lausa, et neid nii-öelda tagasituleku kontserte kuni lauluväljaku formaatideni välja on... Eesti artist. Genialistid vist tegid välja... Tegid oma viimase kontserdi, seal Tartus. Tegid viimase kontserdi, ja. Laiemalt on ju retrolaine ja nii edasi. Aga mis on võib-olla puhul huvitav ja ma arvan, et see ei ole laias laastus mingisugune unikaalne meie fenomen, aga et ilmselt need lasteaiaealised, kes Who'd kuulasid sealhulgas koos oma vanemate ja vanavanematega, et Who üks fenomene oli see, et see oli ühendas, ma ei tea, generatsioone ja skeenesid ja nii edasi, et oli selline kuidagi kõigi üleselt puudutas, et nemad on nüüd nii, ma ei tea, 20-aastaseks saanud ja tõesti iganädalaselt keegi täiesti kuskilt teisest žanrist või skeenelt kirjutab, tahab remixida, vahel, nüüd ma pole ammu muusikat mängimas käinud, aga mõned aastad tagasi ikka jälle käisin ja sattusin igasugustesse lahedatesse keldritesse ja siis olid ka sellised hetked, kus mingid trance ja tekno poisid tulid peale setti ja küsisid, et kas saaks Linnasuve laulu või et kui äkki saaks absoluutselt neid vokaali kasutage tahaks. Aga mul on natuke üks kõrvaline küsimus, kas sa oskad öelda põhimõtteliselt alati, kui meil siin külas on laulja, siis laulja räägib mikrofonist mööda. No võta, kui äkki laulja istub siin selle koha peal, kus minagi, mis on ebaloogiliselt üles no lauljad ju mikrofoniga käivad ümber ühte ja teistmoodi. Proove teete juba? Jah, teeme. Ja ma nägin isegi mingit videot, tundub, et läheb hästi. Ühesõnaga kõlab küll. Ei ole roostes. Kusjuures ei ole, et pisut vist äkki pelgasime, aga niimoodi 10 aastat, me ju tegutsesime ka 10 aastat, et umbes oma 10. juubeli kanti me irdusime teineteisest, aga see on ikka nii tugevalt alateaduses sees, et ma mäletan alates sellest esimesest suvest, kui Who alustas, et meil oli ju kohe kuskil 60-70 kontserti, mis tegelikult oli ju põhimõtteliselt ei olnud nagu kehaga päris sünkroonis ka, et see ei sobinud väga hästi kehale, aga kuskil alateadvuses on läbi selle nii pika ja tiheda kogemuse ikkagi see musa sees. Aga seda muret ei karda, et teete ju hästi vähe kontserte, eks ju? Jah. Ja aga see ongi see nüüd, et nüüd te saate tõmbata ennast käima ja inimesed ka väga tahavad ja sest iga kontsert edasi, seda paremini hakkab välja tulema, seda kindlamini ennast tunned ja siis te lähete ära koju. No mis siin karta on selles mõttes, et keegi politseid ei kutsu, kui me jätskame, aga loodetavasti. Okay. Aga hetkel minu jaoks on, konkreetselt minu jaoks, et ma teiste eest ei saa rääkida, et igal ühel meist on siin oma lugu, aga et on kõige kõditavam ja huvitavam just see mingi mikroformaat, aga tõsi, see nii-öelda soojaks minemine on seal keeruline, et seda selleks, et ise saaks hullata ja kui endal on lõbus on teistel ka, et siis see natuke nagu tahab kohanemist. Et let's see. Aga uut muusikat oodata on vist liiast. On liiast, jah. Ja. Aga sa ju teed uut muusikat või vähemalt oled teinud ju bändi kõrvalt ka, tegelikult su põhibänd on Hunt üldse, ei ole ju? Jah, Hunt õnnetu nimega Hunt. Jah, et see on nii populaarne nimi. Ei, selles mõttes õnnetud, mingi teine, kurat,
ma oleks tõesti närvi läinud, kui oleks mingi teine bänd tuleb, kes on sama nimega. Võitu, see ei ole mind ärritanud, see on tegelikult päris lõbus olnud. See oli rõve bänd, ei olnud? Ma ei julgeks praegu siin selliseid labelid anna Eesti ühele populaarsemale artistile. Aga see on hästi tore olnud, et tema tõesti sellel muusikaskaalal, mida üldse võimalik on inimese seest välja nagu lasta. Me oleme skaala erinevates äärmustes, et üks on selline feministlik, elektrooniline underground ja teine on täiesti midagi muud, aga meie publikud ajavad meid sassi, et neid kutseid on tulnud. See on nii hea, et teile tulevad mingisugused... jah, kutsed on tulnud, jah. Lahe, aga te võiksite koos esineda. Te võiksite koos kontserdi, aga mis hunt teeb üldse praegu? Mitte siis see kuulus hunt, vaid teie hunt? Feministlik hunt? Hunt on ka vaikne olnud praegu. Teil kummalgi, teid on isegi 3 muidugi, jah? Igal ühel on ka oma lugu jälle. Igal ühel on oma lugu, nagu meil kõigile. Kes kirjutab ja... Jah, et on aegu, kus mahub ju kõike ellu palju, aga ma ei tea, millegipärast orgaaniliselt hunt ehk siis Brigitta Davidjants, Anna-Liisa Uusmaa ja Kristin Pärn on ka olnud praegu rahulikum, aga muu seas hunt tähistab ka oma 10. sünnipäeva sellel aastal. Vot siis. No siis müüte laines piletid välja, ma pakun. Peaks selle kontserdiga ära tegema. Me pole kohustust endale pannud midagi teha, kuigi südames on tore tunne, sest hunt on väga oluline olnud ja igavesti jääb, aga et võib-olla tahame teha midagi, võib-olla ei taha, aeg näitab. Aga muusika taevasse sa nagu suurelt esimesena tulid ju, eks ju, Chalice'i lugudes backi lauldes nii-öelda või kaasvokalistina. Olin see R&B tüdruk refräänis. Refrään. Mäletan seda õnnist aega. Tema ei kutsu rohkem laulma? See on keerulisem küsimus ka, Okei. Aga päevatöö on sul nüüd praegu, oled sa seal presidendi nõukogus, eks ma saan, või mis see on? Ilusti öeldud. Tuli just tähtis projekt välja, on ju? Meil tõesti alustas üks hästi oluline projekt President Kaljulaidi fondis. Aga jah, ma olen 3 aastat vedanud President Kaljulaidi fondist ees ühte väga olulist suunda, see on lähisuhtevägivalla ennetamise suund Eestis. Ma varem töötasin pikalt ohvriabis, eluohtliku lähisuhtevägivalla juhtumitega, kõik võimalik õudus, mida inimesed siis oma kõige lähemate suhtes toime panevad. Kohe juba vahele hüüda, et see on nii meeletult keeruline ja mitmetahuline ala, et ei teagi kohe, kuidas paari sõnaga õpid. Poiska õpib siin kõrval. Aga mingid uued tuuled seal kindlasti on, eks ju, et mis nagu sinu valla uued trendid? See uus tuul on lihtsalt see, et me räägime sellest rohkem ja kahjuks sellest rääkimise laines kuuled sa muu hulgas, minul lisaks minu töö, igapäevatöö toob seda infot minuni ka, kui palju meie ümber on neid inimesi, kes on siis kannatajatena või seda vägivalda toimepanijatena nii-öelda aktiivsed ja muu hulgas siis ka on ka muusika kontekstis minu jaoks tõstatanud küsimused, kuidas tegelikult kuulata muusikat, keda kuulata, kuidas eristada ja kas eristada muusikat selle loojast, see sama Kanye Westi teema on ju, aga neid samu näiteid on Eestis ka, neid samu näiteid on minu muusikaloos. Noorte seas on üleüldse praegu väga populaarne selline... noorte ja vanade seas, aga et kõigi meie seas, aga et siis nii loojana, kuulajana, teades seda kõike, mis toimub tagatubades, tihtipeale seda on, täna on ju, ma ei tea, kõik need Balkan popid ja Andrew Tate'ist inspireeritud musaskeened, mis on ka nii-öelda nagu ühendavad muusika nii-öelda vägivalla teemade taha, aga lihtsalt see, et kui sa teed inimeste isiklikke koledaid käitumismustreid, et siis ma aina tihedamini küsin enda käest, et kas ma saan seda muusikat kuulata ja need on väga keerulised küsimused, sest et kohati tahaks neid maailmu eristada, seda muusikat ja seda autorit, aga aina vähem seda teha saa. Ma just tahan öelda, et tegelikult ei ole ju võimalik, et
et noh, siin on paar valdkonda, kus ma veel saan mingisuguseid kurat, see läheb liiga tumedaks. et noh, kui mõrvar, eks ju, et noh, siis on nagu fine. Pean silmas praegu seda kõige kuulsamat mõrvarit, kes kedagi teilt ei mõrvanud, eks ju, et noh, teda ma uurisin huviga, sest ta oli tegelikult ka huvitav laulja, Mansonist räägin, Mansoni vanamehest. Et noh, aga noh, ja need intervjuud ja kõik, see oli kõik nagu väga põnev ja siis lõpuks oli ikkagi see, et noh, ta isiklikult ei olnud ju midagi, noh, et see oli põhimõtteliselt nagu sama, et noh, sa ütled, et mis asja, Hitler ei tapnud ka kedagi ja, no, ja ongi sul argument ära võetud, mis on tõsi. Jah, aga ma arvan, et aga sa arvadki, et meie nagu kõige suurem asi ongi see, et tuleb rääkida. Ja kindlasti, et üks asi on see, et meil on kuskil politseinikud, ohvriabitöötajad, seadused, mis ei tööta või on liiga leebed, aga teine küsimus on see, millega minu arvates on Eestis halvasti, on see, et me ei anna ise inimestena tagasisided sellise käitumise osas, et me pigistame silma kinni. Jah, aga samas on Eestis 41% ja 33% meestest, 41% naistest vägivalda kogenud, kui me mõtleme sellele, kas see number kes on kõik seal kõrvalseisjad. Näiteks Soome või Rootsi ja ma ei tea. Põhjamaades on need numbrid üldiselt kõrged, aga see ei räägi meile sellest, et meil on rohkem vägivald, vaid eeskätt sellest, et inimesed oskavad seda ära tunda, oskavad küsijale vastata, registreerivad seda, et pigem sellest. Aga jah, et sellist sotsiaalset sanktsiooni nii-öelda üksteisele, sellega on meil kehvasti ja seetõttu need ringid ei katke kuidagi. Aga mul on tunne, et viimastel aegadel on hakatud pead tõstma ka, et mul on selle üle hästi hea meel. Aga see projekt, rahulikult kuula ka, mis neil eile käivitus vist või? Eile jõudsite välja? Jah, see on sulle ka oluline. Meil on mitmeid ägedaid asju president Kaljulaidi fondis, aga jah, nüüd me läheme 100 Eesti kooli tervete turvaliste suhete külalistundidega, et meil on 40 arstitudengit ja nooremat ja vanemat ämmaemandad, kes on saanud ülispetsi väljaõppe, kuidas lastega nendel teemadel rääkida, et lapsed oskaksid ise neid ohumärke lugeda, et nad oskaksid ise oma kõige esimesi paarisuhteid turvaliselt luua ja kui neil on mure, nad oskaksid need numbrid ja chatid üles leida. Et ilmselt selle teemaga on kõige mõistlikum väiksest peale tegeleda. Ja laste seas teadlikkust tõsta. Normaalne. See on üks asi, mida me teeme ja see on tõesti see, mida Siim vist märkas ka sotsiaalmeedias. Ma ei tea küll, miks tingimata just, miks näiteks Meriti jaoks oluline ei ole, vaid sellepärast, et Merit ei sega vahele, kui inimene räägib. Mul üks küsimus. Kuidas sa suhtud sellesse Malluka ettevõtmisesse, kes tegi üks avaliku tahvli? Siin on erinevaid tundeid sellega seoses. Laias laastus ma kirjutan sellele kindlasti alla, sest see on üks võimalus nii-öelda kodanikuna reageerida. No neid on ju veelgi. Mida veel? Näiteks see noortepunt, kes käib neid pedofiile püüdmas ja nii edasi, et noh, neid on ju erinevaid, eks ju. Et alati saab debateerida selle üle, et milline lähenemine on kõige mõistlikum, kõige ma ei tea, efektiivsem, aga laiast laastus ma seda tihtipeale nii kunagi ei tea ja fakt on see, et Eestis jõuab ülivähe inimesi abini, väidetavalt umbes 12%. Eestis ütleb üle kolmandiku lastest, et nad on täiskasvanuna ütlevad, et nad on kogenud seksuaalset väärkohtlemist, oletatavasti ainult 2% nendest inimestest jõuab abini. Järelikult selles süsteemis on mingisugused puudujäägid ja iga selline nii-öelda süsteemi väline nagu püüe olukorda muuta, tuliseks keerata mingisugused nagu valupunktid, et minu arvates on see tänuväärne. Aga institutsioonid ühesõnaga on nõrgad meil? Või institutsioon selle valla? Ma arvan, et institutsioonides on arenguruumi, on alati arenguruumi, aga seniks, kui me ei vaata ise endale otsa, mida mina olen ära teinud, siis
ma ise aina enam küsin enda käest, et mida mina igapäevaselt ära teen enne seda, kui ma süüdistan seadust või politseiniku kehva tööd. Jaa, aga ma mõtlengi, et ma natukene kardan seda avalikku häbiposti, mis tuleb kusagilt nii-öelda rohujuure algatusena, et see on natuke selline kahtlane asi minu jaoks. Aga jah, see on kahtlane, aga kui seal, nojah. Ma isiklikult mulle ikkagi meeldiks, et pannakse institutsiooni poolt need asjad raamidesse. Aga samas, kui me mõtleme, ideaalmaailmas, kui iga nii-öelda appi hüüa jõuaks süsteemi, see oleks muidugi kõige parem, aga täna teame me seda, et umbes pool Eesti elanikkonnast kogeb seda, sinna juurde me arvutame kõik need lapsed, kes seda pealt näevad, kes ei ole selles statistikas, ja me teame seda, et Eestis on umbes 3000 vägivalla menetletud juht, või nii-öelda kriminaalmenetlusega lõppenud juhtumid, siis see on selline kügitamannad ära selles ookeanis, et ma kujutan ette, et see just täpselt rohujuure tasandi sanktsioon, millel on omad nagu raskuskohad, on ikkagi õhtu lõpuks kõige efektiivsem. Et me ei pigista silma kinni, kui me teame ja kuuleme ikkagi järjepanu inimeste kohta nende käitumise osas, on ju, et siin saab ju ka valida nii-öelda, kuidas ma mõtlen, teed, mis ei ole nii ohtlik, et sa ei löö häbiposti, ma ei tea, kuidagi ebaeetiliselt või nii, aga see on alati võimalik, ma ei tea, katkestada suhtlus, otsustada, teha koostööd teiste inimestega ja nii edasi. Mina olen küll neid valikuid viimasel ajal teinud ja muu hulgas ma ei ole esimese hooga häbiposti kindlasti lööja. Aga elu on näidanud minu töös, et juttudel on tihtipeale siiski ka see päris elu taga. Kus tuld seal... Kus suitsu seal tuld? Kus suitsu seal tuld? Mis ei tähenda seda, et inimestel on alati võimalik muutuda ja muutumist on võimalik tõestada. See võimalus on alati olemas. Öeldakse, et vägivald on õpitud käitumine, seepärast see kandub ka põlvest põlve. Sul on võimalik ärgata hommikul üles ja otsustada olla igavesti vägivallatu, nagu ka igasuguse muu sõltuvuse puhul, et teoreetiliselt on see võimalus ju olemas. Lunastada enda tegevust. Amen to that. Aga hakkame... Püha taevas, meil on peaaegu pool tundi paremini. Sotsiaalsaade. Tuleb teha ikkagi jälle seda muusikanõunikut pluss. Saab pikk... Kuradi komme see mul täna, oota, räägid, patsutan, sest mul tavaliselt ma seisan püsti või siis jalad on laua all. Väga nõme. Eesti ja mitte Eesti muusika vaheldumisi hinde täname 10. Ja Eesti lugu on kuigi siin kas Merit mitte sina või ei, vabandan, ajan sassi. Aga ühesõnaga pakuti, et kuule, ära ütle neile ette, et tuleb Eesti või mitte Eesti lugu, et Eesti ja mitte Eesti lood on tihti läinud nii heaks. Tähendab, et ühesõnaga nende eristamine on juba keeruline, et hakka lihtsalt lugusi mängima ja siis teie kriitikud peate ära arvama üleüldse, kas oli Eesti või mitte Eesti looga tegu. Kuidas siuke mõte üldse meeldiks? Või proovida. Tihti lihtsalt laulad eesti keeles, on kuradi seal. Asi on selles, et kui sa seda mingi looga esimest korda siin kohtud, siis teinekord läheb väga palju kuulamise ajal sellest tähelepanu selle peale, et pea üritab välja kangutada, kes see artist on. Teinekord ma suudan selle täiesti välja lülitada, aga mõnikord jääb see nagu lõpuni häirima. Ütleks ma ka vastuseks su küsimusele. No. See muffigi saanud aru, aga... mina sain kusjuures. Mida see tõlgi siis? Et liiga palju keskendud loo vältel sellele nii-öelda... aga see on elus. Nagu uudishimul, kes on bänd nagu soovile ära arvata, hirmus vale vastus anda näiteks avalikult. Okei, sest elus on, okei, hea küll. Tahaks võimalikult lihtsalt... Täna teadvuse vool suust välja kogu aeg.
Mis asi? Teadvuse vool. Mis kuradi teadvus? Teadvuse vool on see, et sa samal ajal, kui sa nagu mõtled, siis suu kogu aeg räägib seda sama, mida sa mõtled. See on uus definitsioon minu jaoks või uus teadmine. Ei mõtle, mida sa räägid, vaid sul lihtsalt nagu vool. Sina räägid mõttega või? Kõik häälitsused, mis su aju teeb, tulevad välja ka või? Millest sa räägid? No pane siis peale. Ei pane. No siis piinlik vaikus. Pane suu kinni. Esimene lugu on meil tavaliselt eestikeelne.是最有错的节奏
Kallastu, tema värskelt ilmunud album Digipalavik ja siin-seal räägitakse, et selle kevade kindlasti kõige olulisem plaat. Kus magab armastus oli pala pealkiri. Siin valisin vale loo või? Ei. Õige lugu, okei. See on ka üks õige lugu. Ja see terve see plaat või ka see lugu minu arust on neil olnud selline eesmärk, et tuua kuulajate mingisugune selline ruum, mis on suur ja avar, täis igasuguseid erinevaid vidinaid, kaunistusi ja värve ja visata kuulaja selle ruumi sisse. Kuulaja saab siis selles ruumis niimoodi ringi lennelda. Vaadata igasse suunda ja imetleda neid looduid, kauneid vaatamisväärsusi, neid kuulamisväärsusi ja lihtsalt lendleb selles ilusas maailmas. See õnnestub neil väga hästi ja terve plaadi ulatuses ka selles loos. Siin loos on veel ilmne referentspunkt või laen või ütlen sinu eest. KLF-i What Time Is. Ma mõtlesin, see et Tiger Milk. Ei, see põhikäik, millega algus, see on ju KLF-i What Time Is Love'is on ju see täpselt sarnane koht. Ja selle loo pealkiri on Kus elab armastus. Ja mis Tiger Milk? Minul oli ka selline tunne, istudes siin 2 meetri kaugusel Anneliisest, et see oleks võinud vabalt olla ka see suvelaul. Selleks muutuda kohe. Seda tahtsin tegelikult küsida enda käest. Mõtle mingi uus küsimus nüüd välja ruttu. Ja mul oli ikkagi saadet ettevalmistades olid kõik küsimused ja jututeemad paika pandud. Ja lihtsalt torpedeerisid. Ja mis see siis on meil olemas Dream Pop, Dream House on ka, eks ole ju, aga see ei ole päris Dream House, ta ei ole, ütleme, et ta on siis nagu, ma ei tea, mis Dream ta on, igal juhul on ta Dream ta on. Dream Dance. Dream Dance. Dream Club. Dream Club, võib-olla tõesti, ja lahe lugu, väga äge plaat, ma panen 9 punkti. 9. Ja vaata ka, kuidas see laulu, ta vokaal oli nagu hästi nagu vähe, aga ikkagi natukene sealt digitaalselt moondatud. Mingisugune surin oli kuhugi serva pannud. Tüke toredat nokitsemist on seal saanud. Hanna-Liisa, sul oli mingi tuttav tunne seda kuulates? Oli tuttav tunne täiega seda kuulates. Ja nii palju bänd, või õigemini naisi, kes on mind inspireerinud läbi selle sama Dream Clubi või mis iganes on mingi selline kulgev, mingi poolhele elektroonika sumedate naisvokaalidega ja nii edasi. Ma ei tea, jah, ma tundsin ennast siit tõesti, või möödunud minad olid siin kuskil ka esindatud ja ükskõik, kas mingid referentsi hundile ja huule ja nii edasi. Aga väga äge. Nii tore, et Maria Kallastul on selline album välja tulnud, et ma olen ka pisteliselt suutnud läbi klikkida, tahaks rohkem süveneda. Mida veel öelda? Mina paneks juba ka 9 punkti ära, et 10 ei tea kunagi, et üldse kellelegi läheks, sest et kuskil võiks ju olla mingisugune teoreetiline arenguruum ja kindlasti siin ka on, aga tore, et peavoolus on seda tooni praegu sees. Peavool on, või ühesõnaga maailm on järgi jõudnud sellele. Yeah. Aga selle vao lükkasite ju teie ikkagi huuga lahti. Mul ennem üks küsimus... Eestis. Mul oli ennem üks küsimus küsimata, et sul elukaaslane on ikka alles, on ju? On, jumal tänatud. Oota nüüd, kas ta teeb endiselt musa, on ju? Või enam ei teegi? Ei ole viitsid teha, aga jah. Et enam ei tegi aussi? Äkki ma ei tea, äkki midagi salaja äkki kuskil kopsib, aga mitte nii aktiivselt võib-olla vahepeal. Küsimusega tahtsin välja jõuda, et kas
koos ei ole mõelnud siis teha midagi? Oleme mõelnud, aga minu arust elukaaslasega ei ole kõige toredam mussi teha, aga sina saad sellel vastu vaielda, ma tean, sina oled oma elukaaslasega musa teinud koos. Ja ka ma olen ka oma elukaaslasega musa koos teinud. Ja kõik need eelmised või need bändiliikmed on ka põhimõtteliselt nagu elukaaslased. Seda küll, jah, et kuidas defineerida elukaaslast üldse, jah. Merit, sina oled kuulanud seda? Kusjuures ei ole albumini ikka veel jõudnud. Digipalaviku. Sinu peal ei ole veel digipalaviku? Ei, aga mul tuli meelde, et ma nägin Mariat Circle K-s ja ma küsisin selle albumi kaanepildi kohta, et kas see on WC-poti peal tehtud ja nüüd ma olen neid mingisuguseid pilte veel sellest photoshootist näinud, siis ma saan aru, et see on ikkagi laud. Aga mul natuke oleks meeldinud rohkem, kui see üks WC-poti kaane peal tehtud. Kaanepilt WC-poti kaane peal. Aga mulle meeldis see, mis ma kuulsin, see beat, see klubi beat muidu eraldiseisvalt võib-olla oleks liiga abrasiivne mu jaoks või liiga kuri, aga mulle siin meeldis, et ta kuidagi lõi selle meeleolu, et sul on, ma ei tea, see sõidad Tallinnas Narva maanteel, aga selle muusika saatel see kõlaks nagu Miami's mingi boulevard, mida mööda sa kihut. Et andis sükse kuidagi suurema või eepilisema pinnase sellele kõigele ja Maria vokaal just nagu kuidagi siis vastuokselt sellele oli hästi õrn ja mulle meeldis, et alati on aru saada, millest ta laulab vahepeal, nagu see käis nagu lainetena või sinusoidselt, et vahepeal mõned sõnad kõlasid sealt läbi ja teised siis kadusid kuhugile sinna sudu siis ära. Ja kuna ma ise olen ka Huuga tegelikult üles kasvanud, siis muidugi mul tekkisid need paralleelid ka, et Maria vist ju samamoodi, ma ei kahtlegi, et tema ka nendega üles kasvanud, see oli kuidagi kenasti siuke homaaž, ma ei tea, kas teadlik või mitte teadlik, aga ta kõlas niimoodi, aga kõik siiski väga omalt. Kes selle biidimeister tal seal on? Mattias Tirmaste ja Boy Pepperoni, okay. Need on kolmekesi kirjutanud ja kolmekesi ka produtseerinud selle. Et tekkis nüüd kiire vajadus albumi läbi võtta. See on siuke 8 jutt vist. Ei, ma olen kandnud kirja siia 9. Paneme 9. Ja see on siis 27 punkti. Maria Kallastu, Kus magab armastus. No, üks koht on siin meie kriitikute südames. Lähme edasi. Sucker love. Desde mi ventana se alza el lucero, aclara el reflejo de lo que siento. Scared.
for love. See on Robin Sucker for Love, tema see ilmunud albumil Sexistential. Siis muu maailma kevade üks enim räägituid ja kiidetuid albumeid. Nii on ju, Merit, ei ole? On selle promo ja turundus oli väga tugev enne seda albumi ilmumist, sellepärast mul oli vist sellega natuke ootused kõrgemal ka ja võib-olla pärast kuulamist sellist võrdväärset efekti ei tekkinud, nagu olin endale ette kujutanud. Aga see oli üks paremaid lugusid sealt albumi pealt. Mulle meeldib see, et ma võiks arvata, et see on mingi Aasiast mingi digipop, sest seal tehakse sarnaseid asju palju ka. Aga teda peetakse ju ikkagi just sellise tantsupopi nii-öelda eelkäijaks, et see, mis praegu igal pool on ka siin Eestis, ka see sama, mida enam-vähem samal ajal ka tegi, eks ju, et selle tee rajaja oli tema. Ei, aastaid ja aastaid varem, kui praegu sellest on saanud. Ta on nagu ka mitu faasi läbi elanud muusikalises mõttes. Ma jõudsin enne saate algust sellest natuke rääkida ka, et nagu see oli minu jaoks ka võib-olla selline huvitavam fillerlugu selle albumi peale, aga teised võib-olla läksid natuke liiga sellisesse pateetilisse, sentimentaalsesse raadiopop võib-olla see osa võib-olla sellel albumil jäigi mu jaoks natukene hõredaks, et seal oli biidiga huvitavalt mängitud, võib-olla mõnes kohas liiga palju ülelaetud ka sellistest veiderdustest või asjadest, aga mul oli mingi hea mõte tegelikult, mis ma tahtsin öelda siin. Ma ütlesin enda arust vist kõik ära, aga ma ei saa oma käekirjast aru, mis märkusid ma tegin. Ja, no siis sa ütlesid, aga punktid, äkki sa mõtlesid palju punkte panna? Kõik on see ka, nii. Võime rahulikult teha mõttepausi, see on täiesti okei. Ma korra vaatan, mis ma... Ei, no võtame rahulikult. Ei, ma ei saa oma käekirjast enam aru. Mul oli mingisugune kandev mõte, mis oleks pidanud selle spiigi siin lõpetama, aga ma lihtsalt ei saa oma käekirjast aru ja see läks ka kuhugile siit majast välja juba, aga ma panen 7. 7. Anna-Liisa, kas Robin on tähtsal kohal sinu elus? Robin ei ole tähtsal kohal minu elus, kuigi ma pean ütlema, et tal on olnud küll lugusi ja muusikaid ja varasemaid albumeid, mis on mind kõnetanud pisteliselt, vähesel määral. Mis maailmavaade, eks ju? Ja maailmavaade ja ma tahtsingi jõuda selleni, et minu jaoks on see selline sordiini pop ja digipop ka, aga et tihti, mis ei kõneta mind lihtsalt subjektiivselt, et ma ei ole professionaalne muusikakriitik nagu teie, et ma saan rääkida lihtsalt sellest, mis tinistab minu hingepilli või mitte. Et see konkreetne lugu minu hingepilli ei tinistanud, aga vahel ma sellistel, kuna muusika on ju huvitavam ja sügavam kui pelgalt see esimene tunne on ju, et siis tihtipeale ma hakkan otsima siis neid teisi leiereid, et kas on seal mingid huvitavad tekstinüansid või on selle artisti, ma ei tea, imago või huvitav, näiteks Lady Gaga puhul on alati nagu see muusika ja tema kui nähtus minu jaoks eraldi seisnud ja et on igavesti huvitav minu jaoks olnud. Selle loo puhul ma hakkasin ka kuidagi nagu pigem eristama neid erinevaid leiereid ja üritama seda endale maha müüa. Ja, et Robin kindlasti on iseenesest huvitav nähtus, nii pikalt toimetanud ja samas nii edukas olnud ikkagi läbi aja. Aga see konkreetne lugu, ma ausalt öeldes, see tekitab minust segadust, et ma ei tea, millele see appelleerib või kes on see kuulajaskond. Ja minu punkti number on 4. Ja vist üks mõte, mis mul tekkis, et see on natuke liiga Eurovisioon või? See nüüd Eurovisioon. Siim, sa oled kuulanud Robini. Tahtsin öelda Robin Hood. Robini albumit oled kuulanud? Olen tahtnud kuulata, pole veel jõudnud. Seda oled täheldanud, et
kõik räägivad ja sellest hakati minust nagu kohe 2. jaanuaril rääkima. Ta on just natukene selline artist, et ta on juba ette ära otsustatud, et see on hea. Kuna ta on nii õige nagu. Ja mul... Seal on kõik see, mis peab ühel aasta 2006 korrektsel artistil olema. Ja mina ei ole Robini võludest siiamaani aru saanud, tema need albumid, EP-d on rahvusvaheliselt kõikides nendes aastalõpu tabelites kõrgel kohal olnud, kas vist ei olnud üks plaat isegi äkki kusagil lausa aasta albumiks tähtsas kohas, aga minu jaoks on ta selline kuidagi väga lame, ma ei leia sealt nagu päris seda muusikalist lennukust üles või siis ütleme midagi sellist, et meeldejäävaid ja hinge minevaid meloodiaid. Mulle ta ka ei lähe hinge. Üldse ei läinud hinge. Jah, lihtsalt selline... Just tahaks, et läheks. Ammu pole miski nii vähe hingele. Näiteks mul on sarnane lugu artistiga, keda samuti kiideti väga palju ja oli ka selline elektropop, ka veel minu arust, kindlasti kohe räägiti, et on mingil määral groundbreaking ja nii edasi, on see vara lahkunud Sofi. Ma sealt tema muusikast nagu ka ei leidnud seda... Sina, kes oled, tahad hästi moodne alati olla nii edasi, nüüd ütled, et Sofil ei ole täid lugusi. Ma võin lasta selle siin järgmine kord. Sofil oli ju väga häid lugu. Ta oli ju nii hyperpop, kui veel olla sai. Ma ei taha... Ma ei taha nagu tingimata moodne olla, mul lihtsalt asjad, mis uued tulevad ja mulle meeldivad, need lihtsalt on muutsed. Aga ta oligi kõige uuem. aga samamoodi on Robiniga olnud, aga ma ikka ütlen, Robini siiamaani terve tema karjääri parim lugu on see 90-ndate alguse ausilugu Show Me Love, minust ei ole ühegi plaadi pealt pole midagi paremat tulnud. Et on selline hästi nagu tasapaks. See lugu oli isegi üllatavalt selline jõnkleb või detailirohke ja mitmekesine. Seal nagu toimus palju, mul on jäänud mulje, et Robini lugudes reeglina midagi nii palju juhtu ja kokkuvõttes oli see justkui, vaata ta kasutas siin seda Kate Bushi teist häält ja see oli nagu Kate Bush oleks teinud koos Yazooga loo tänapäeva stuudios, tänapäeva produktsiooni võimalustega. Yazoo laulja nimi oli Alison Moyet. Alison Moyet pani see Yazoo muusikamees Vince Clark oli ta nimi vist. Pani laulma nii madalalt. Et Alison Moyet, kes muidu oli väga hea laulja, aga madalaid nooti ei ole üldse, kui sa ei ole sinu register päris, on jube raske laulda. Ja siis tal oli tegelikult suur vabanemine, kui ta lõpuks sealt selle Vince Clarki haardes pääses ja sai oma normaalse häälega laulma hakata. Aga ta tegi sellised džässiplaate, kus ta ikkagi laulis kaikki üsna... Eks ta pidi seda nii-öelda oma häält, mida inimesed teadsid hoidma, aga ta ühesõnaga, tal oli ja laulis mööda tihti tänu sellele. Ja samal ajal on selle Robiniga ka niimoodi, et ma ei leia sealt midagi, mis mulle ei meeldiks. Näiteks natukene samas kohas olev Karolin Politšek või Politšek. No tema käib mulle ikka aktiivselt närvidele ka, aga Robin ja Sofi nagu selles mõttes, ma tunnen külgetõmmet ja sümpaatiat, aga samas ma ei oska millegi üle kiita. Ma on ka 4. See teeb kokku 15 punkti, mis ta nüüd oli meil siis. Sucker for Love ja Robin. Üks mees ka siia naiste vahele.
see on Luurel Varas pala pealkirjaga Standoff, tema äsja ilmunud minialbumil Crank ja Luurel Varas ka produtsent sellel Maria Kallastu albumil, selle plaadile ka suuna kätte näidanud kutt. Nüüd siis soolona. Siim, natuke nagu kriitikal või? Ei, ma ei vaadelnud seda kuidagi niimoodi täiesti iseseisvat Luurel Varast vaatlesin ja kuulasin väga meeldiv lugu, mis kuidagi olemuslikult tundus olevat selline DJ-seti alguse lugu või siis kontserdi alguse lugu, võimalik, et on ka plaadi esimene lugu, aga selline kokkukutsumise pala, nüüd koguneme siia kõik sellesse rütmimäsusse, nüüd hakkab kohe toimuma, nüüd kohe läheb kohe hulluks. Peo highlight. Et lugu ei läinud käima või? Tegelikult on terve album selline ja ma madalas tempos. Kahjuks jõudsid kaaslased minust ette ja tahtsingi jõuda sinna, et väga hullumeelselt töötaks ka ta keset pidu. Ja kas siin, Raul, sa tead täpsemalt, kas ma kuulsin siin selle Brasiilia praeguse selle mingi funk asja mõjutusi või ma ei kuulnud? Ikka kuulsid jah, sellepärast ma ka seda kriitikalise sisse tõin, sest tema mässas ka ju funkiga päris palju. Jah. No vot, ma ei kirjuta seda žanrit ülenisti kriitikali kontole, sellepärast võib-olla. No lihtsalt selles mõttes Eestis paralleele tõmmata siis, kui me ikkagi Eesti muusikast räägime siin. Davai, okei. No. Aga see tüüt, see on Totter. See, no jaa, see ja siin see vokaalsämpel ka, need olid sellised ürgvanad, ka sellised... Totteri sampling on ka ürgvana. Täpselt ja no nagu Maria Kallastu loos ma miskipärast arvan, et Irmaste, Kallaste ja Boy Pepperoni olid sündinud ennem, kui see KLF-i käik välja tuli. Kahtlustan, et Luurel Varas on ka hiljem sündinud, kui see Totteri käik. Ja see on huvitav, koos me tänases maailmas seda ikka kõike uuena tajume. Raulid on... Ühesõnaga, ma panen 2 punkti. Mulle meeldib see. Ja noh, ma ei tea, see on võib-olla liiga vägivaldne, aga siin oleks lahe olnud küll, kui mõni hea häälega naisterahva saaks ka laulnud. Üldiselt võiks ikkagi olla niimoodi, et kui punktid on ära öeldud, siis rohkem ei räägi. All right. Anna-Liisa, kuidas sulle? Luurel Varas on kindlasti minu südameartist. Mulle eriti meeldis tema 2019 aastal välja tulnud album, ma ei mäleta, mis see nimi oli, mingi New World äkki. Mulle meeldis kogu album, ma olen seda tohutult palju kuulanud. Eelmisel aastal tuli tal ju album välja, on ju. See oli siuke tempokam. Jah, tempokam. Väga hästi toimis. Vahepeal oli selline tunne, et täitsa täiuslik album, aga siis mingisugused vimkad olid sees, mis nagu sellist täiuslikku tervikut minu jaoks ei moodustanud, aga jaa, tore lugu. Ma ei oleks ära arvanud, et see on Luurel Varas. Jah, tõesti toredalt flirdib nende kõige ürksemate nuppude keeramisega ja ei anna kätte ja samas tõesti nagu tore tunda, et need ikka toimivad, no minu kehas ka need vanad nupud. Jah, mina tajun seda ka justkui nagu mingisuguse osana albumist, mingist tervikust. Ta ei ole minu jaoks automaatselt mingi eraldiseisev nähtus, mis võiks täiesti oma elu elama hakata. Aga seda huvitavamaks ja ootusäravamaks kõik mind teeb. Ma tahan albumit kuulda, ma ei ole veel kuulanud. Crank on nimi või pealkiri? Okei, ja punktid. No
Luurel varas on meid ikka täielikult ära tinistanud, see lugu praegu ära ei tinistanud täielikult 6. Mulle meeldib, et Silvar, kes on ise nii rahulik tüüp, et ta muss on alati väga siuke äkiline ja ootamatu või see stiil on ka alati selline otsiv ja ma ütleks, et võib-olla kui ma üritaks selgitada, mis kõikide nende tema albumite peale, et mis ta täpselt teeb, siis ma ei oskaks seda nii selgelt kirjeldada kui mõnda teist äkki, et alati on nagu mingi sa oled jõudnud kuulata seda? Ei ole, mingi uus element on seal juures ja mina kujutasin seda lisaks sellele mingi selle hilisöisele tantsupõranda kontekstile ette ka ma ei tea, Mortal Kombatis videomängus. Et seal oli mingi see, Mortal Kombat, selle üle on aeg-ajalt tehtud, selle soundtrack üle on aeg-ajalt tehtud nalja, ma võib-olla tajusin mingisugust keelpõses viidet sellele ka. Ja meeldis see tumedus ja samas nagu täpselt see sama huumori pärast, et kuna ma tean seda inimest selle muusika taga, siis seda on kuidagi raske mitte seal sisse arvestada, et seal on mingisugune peidetud siuke nurgatagune nali ka selle kõige juures. Ma annaks sellele 7. See teeb 21 punkti Luurel varas ning stand-off jõuame ühe mitte Eesti loo veel kuulata. Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic. Always said I'm the one. We got his heart beating, and he already knows that he's never gonna leave it. He's the type of guy that lets me shine. I'll always be flying next to my man. It's clear he was understood. He'll never find a woman this good. And when we are alone, it's glorious. He'll never let it go. He says anyway you wanna be, what you wanna do, darling, I don't mind. Just wanna hold you in my arms tonight. Baby, so good to me. Trust me that love is automatic, cause he loves what he sees. No, we ain't ever problematic. Knows where it's supposed to be. Coming back home to keep me satisfied. I got an automatic love. Dancing through circles of time, he lets me lead. He's Mr. Right. And when I'm moving way too fast, he'll let me know to take a breath, so I'll take it slow. My baby knows. Clear, he always understood. He'll never find a woman this good. And when we're alone, it's glorious. He'll never let it go. He says anyway you wanna be, what you wanna do, darling, I don't mind. Just wanna hold you in my arms tonight. Baby, so good to me. Trust me that love is automatic, cause he loves what he sees. No, we ain't ever problematic. Knows where it's supposed to be. Coming back home to keep me satisfied. I got an
Jessie Ware ja tema tulevaselt albumilt pala pealkirjaga Automatic. Samuti igasugu erineva klubipopiga varasemalt silma paistnud artist ja nüüd on siis jõudnud sellise Michael Jacksoni maailma. Jah, ma nägin selles uues või viimatises faasis teda esinemas Flow Festivali ka äkki üle-eelmine või eelmine aasta. Kuidas oli? Ja sellega ma kuidagi langesin tema sellelt rongilt maha ka, et mulle endale... Mis ta tegi seal? Tegi seda sama muusikat, aga kuidagi siis laval, ma ei tea, kas asi oli vales lavas, neid asju võib alati kaaluda, aga kuidagi jõuet ja võib-olla ära väsinuna mõjus see kõik ja siis ma nagu kuidagi kandsin ta oma lemmikute hulgast maha nii halvasti, kui see ka ei kõla, sest ma neid esimesi albumid kuulasin väga ja mulle selline see intiimsem või siuke pisem lähenemine meeldis rohkem, kui see väga siuke suur asi, mis ta nüüd, kus ma ei tea, disko kera keerleb laes ja siis soulbass mängib. Et seal on natuke võib-olla siukest pastissi muljet mu jaoks, et liiga ära nagu nuditud võib-olla see tema enda karakter selle muusika sees, et ta on küll hästi stiilipuhas ja ma näen, kelle jaoks ja kus see töötaks, aga karakter kuidagi on kaduma läinud sellise hästi sirge suunavõtuga, et minu jaoks on siuke 5. Nõrk 5. Annalisa, see refrään oli ilus, on ju? Oli tõeline pop-bänger, kus on ju ikkagi kõik 100-sse lükatud. Sina lauljana oskad hinnata. Siis tuleks kui hea laulda, on ju? Aga ma... See on nagu kerkid õhku. Ma arvan, et siin lihtsalt on ülimalt professionaalselt kõik klassikalised elemendid tööle pandud ja ma arvan, et see toimib ka ja ma arvan, et see kõnetab väga paljusid. See lugu, kaua see laivis on juba olnud, mul ei ole õnnestunud sattuma ühelgi. Eelmisel reedel. Okei, uus asi. Ma arvan, et see lendab korralikult, aga jah, et ma olen nõus ka eelnevaga, et eriti kui seda esitab Jessie Ware, kelle esimest albumit, vähemalt osa sellest olen mina kindlasti ka imetanud, et seal oli sellist müstilisust, et siin on praegu ikkagi kardinad täiega eest ära tõmmatud, et mingisugused püüdes tuua Eesti konteksti, Rita Ray ilmselt viljeleb ka midagi sarnast, on ju. Aga samas jällegi selline muusika ei tee maailmale, mis on täna tumedates toonides üldse mitte halba, et siin on ainult positiivne ja me võime jõuda nende ajuvabalt koledate sõnadeni mõnes mõttes, millest see laul kõneleb, et no ülistereotüüpne mõnes mõttes, kui me räägime soorollidest võib-olla ka ja nii edasi, aga ta on ka nii üle võlli keeratud, et see on nagu armas võib-olla isegi teistpidi jälle. Aga jah, et see ei tee maailmale halba, pigem toob rõõmu ja ei saa ju midagi halba öelda. Mitu punkti? Huvitav, et Jessie Ware seda esitab, see teeb kohe. Jällegi, et see tekib üks uus layer juurde, mis teeb selle asja kõik põnevamaks, et kuidas ta selleni jõudnud on ja kuidas see toimima hakkab. Londonis võib-olla, olles jõuab selleni. Võib-olla tõesti, jah. Raske küsimus. No ma pakkusin selle 7. Meisterlikkuse eest nagu 7, meisterlikkuse eest 7, jah. Siim? Minu meelest on ta pikalt juba sellist disco-souli teinud, kas mitte või ja kas ta ei käinud mitte ka andmas kontserti bluusilinnas Haapsalus või see jäi ära või? Ma ei mäleta. Kas see juhtus tõesti või? Aga see pidi, see oli tõesti, oli jah. Aga sellega midagi vist juhtus. Seal vist ei müüdud piisavalt. No vot, huvitav, kus siis need Eesti hea maitsega inimesed jäid oma pileti ostmisega või seda korraldas seda see vist oli Leedu agentuur, kes siia tõin. Cure'i teeb ka Leedu agentuuri too või? Läti vist.
nii et ei saa ikkagi minna vaatama seda. Kahju, aga väga ilus meloodia, väga ilusad harmooniad, kõik hästi ilusti sõelus seal, tõstis tuju kõrgemale, tõstis kogu olemist kõrgemale, aga kuidagi nagu just praeguseks hetkeks mul on selline, tähendab, ma olen tundnud endas tolerantsi kasvu selle nii-öelda retro, disco, soul kogu liikumise või olemuse vastu, aga ma ütleks siis niimoodi, et võib-olla üks plaat kvartalis on minu jaoks piir, kus ma saan sellesse heatahtlikult suhtuda ja siis mingist hetkest kukuma ikkagi nagu maha ja väga tobe nüüd, et see juhtub praegu just Jessie Ware'i juures, kus ma pean pahandama hakkama, aga tõesti meil on siin olnud juba see Saltilt album ja Bruno Mars tegi samasugust asja, see oli kõvasti parem, see oli kõvasti mõlemad parem. ka teinud kogu aeg seda justkui. Ja? Mõlemad teinud sarnast asja veel pikalt. Ja Gnars Barkley tuli just plaadiga välja, mis on ka kergelt. Sellel Saltil on siukse rõõmsaid palasi ja kas mitte see... Viimase peal oli vist. Salti peal on eriti rõõmsad palad on need, mis on tehtud koos Jimmy Jammi ja Terry Lewisega. No võt. Nii et ühesõnaga täbar ja tobe on tunnistada oma tüdimust praeguseks hetkeks sellest suunas sellel aastal just selle ilusa Jessie Ware'i loo juures, aga nii tuleb teha ja panna 6 punkti. See teeb 18. No vähemalt sai natuke rohkem kui Robin. Jah. Kuulge, meil on rääkida üritustest veel kiiruga, mida Tallinnas soovitame. Et ma FU Facebook. Seda ma võtsin selle lahti spetsiaalselt ette lugeda ja siis hüppab mulle ette järgmine asi. Ühesõnaga Fusoliini see albumi kontsert, mis on nende debüütalbumist, eks ole? Ja seal hulganist igasugu põnevaid külalisi esinejaid ja kõik nad on Paavlis. Mõt kuupäeva ma nüüd praegu ei oska öelda. Sest see peaks olema täna eetrisse mineku päeval. On jah, ja Paavlis. Ja. Ehk siis reedel, minge kohe. Mina leidsin imeliku asja toimumas või naljaka ansambli esinemas laupäeval klubis Uus Laine. Shakti on see bändi nimi, ta on Barcelonast. Panin nüüd korra peale, nad teevad mürast rocki, kus on hästi palju mingisuguseid India muusika elemente, kõlab paberi peal väga nagu kahtlaselt, aga kuulasin ja tundsin suurt indu sinna kohale joosta. Selle Shakti kõrval esinevad seal veel Zahir, mis peaks aimu andma, et asi on ikka real, asi on õige ja esineb ka Cape Wrath, kelle puhul mul on meeles, kelle bänd see oli? Mark Rennie bänd, mis annab veel aimu, et asi on real. Fusoliini on reedel 3. aprillil kell 7 tehakse uksed lahti. Ja siis on seal veel Wonder Know ja Town Flesh ka, kui on. Ma tean, mis on küll. Inside Joke. On korraldusi tehtud, saaks. Teen midagi, ma soovitan asja, mida ma ei tea ise ka, mis selle sisu täpselt on, nagu kodu lähedal kohvikus Ratas ja kohv, mis on tegelikult siis Rattatöökoja laiendus, seal on noortebändide kontsert Spunk, et kui keegi tahab 4. aprillil kuulata midagi, mida võib-olla keegi teine varem ei ole kuulnud, siis võib sinna minna. Ratas ja kohv. Ja nimi. Rattasõitid, kes Kristiine kandis elavad, peaksid teadma. Kel meeldib ka kohvi juua.
ja reedel on ju Bloomen ka pühad, Jaa. aga seda ma olen juba korra soovitanud. Ja teie kontsert on meil 8. mail, kus on välja müüdud, aga võib-olla keegi jääb haigeks. Aga mis see kapassiteet oli siis, mis ta välja müüs? 2600 kohta. No veinitigi suuremalt seda tuba. Ei, mis asja, te peate rohkem kas esinema. tuled appi? Olgu, ma tulen. Te peate rohkem esinema, aga... Oota, teeme ruttu, ma kiiruga räägin ühe asja veel ära, et justkui avati eile õhtul Tallinnas ka uus klubi, mis on tegelikult Paavli kultuurivabriku see õues asuv väike tuba, aga sellel on nüüd täiesti oma ette sissepäästus, sinna on ehitatud vetsud juurde. Odavamad joogid pidid ka olema. Odavamad joogid ka, tal on täitsa oma ette programm, et justkui nagu uus klubi, aga päris uus ei ole ka, aga Tallinnas jälle midagi uut hotspot, nagu ütlevad, mob või mod. Vaat nii. Ja nemad olid kriitikud Siim Nestor ja Merit Maarits. Aitäh meie külalisele ja Anna-Liisa Uusmaa eriti jõudu selle kontserdiga, sest tõesti ammude laval pole olnud, võib olla keeruline, aga olen rohkem kui kindel, et saate hakkama, nii et vähe pole. Aitäh. Ja loomulikult täname meie kuulajaid, aga tahtsin öelda ka toetajaid, ehk siis Muusikalinn Tallinn, Konvers Eesti ning Tepsli. Suured tänud ja kõike head. Tšau. Head aega. Head aega.